tere tulemast meie esimesse triatloni vlogi, mis ei ole Ironmani vlog. Jah, me oleme täna Paides, siin on sprindi distants ehk siis 750 ujumist, 20 ratast ja 5 kiltsa jooksu. Siuke kiire tunniajane ja mõned minutid peale võistlus. Ma viin Marleeni praegu raega tutvuma, siis ta teab, kus on parimad kohad, kus pärast filmida. Aga põhimõtteliselt parkisime auto ära, lähme võtame registratuurist asjad välja, tõenäoliselt siis numbri ja ega seal muudust ei olegi. Ja siis paneme ratta kokku, ma lähen teen soendust natukene ja siis juba näitame teile, mis siin veel põnevat toimub ja teha saab. Mis sa said põnevat? Sain ühe numbri. Wow. Sain teise numbri. Wow. Uskuge me mitte. Sain ka 3. numbriga asja, aga see on kiip. Ja 4. asi. Väike snäkk ka. Niipidi. Nii. Jah. See, kui kannad ratast katusel auto peal ja sõidad siia, siis kõik need putukad-mutukad suudavad ennast siia külge ilusti pookida. Nii, nüüd on aeg väikseks soojenduseks. Palju sõidad? 40 mintsa. Raja läbi, ma arvan, enam-vähem. Hea soojendus. Ja siis lähen veits tiksun. Bye! Bye! Silver teeb nüüd oma soojendust, nii et ma saan 40 minutit chillida siin ja peale seda on varsti juba start. Väike soojendus tegemisel. No nii, soojendus äkki on tehtud. On näost nii punane, nagu see recordingu mingi märk. Täitsa hullvärk. Trennipoiss. Pulss on nii kõrva, mingi räige närv on sees. Selle aasta esimene võistlus, selle pärast oled tõesti. No jah, aga nüüd on vaja ka lipsaselja saada, see on peaaegu sama raske kui triatloni tegemine. Eriti higise keha peale. Meil hakkas sadama ka, nii et... See on jah, eriti ideaalne. Valmis meie on närv ka sees veits. Ma ei tea, millest sa räägid. Tundub, et ei ole üldse midagi külm. Kuidas oli? Murest mingi alajahtamine toimub siin ka lipsa sees juba. Tõesti kohutav. Läheb nüüd prügi vette poole ja kohe ongi start. Silver on nüüd praegu ratta otsas ja varsti saab juba läbi. Need sprindidistantsid on nii haiged, kõik läheb nii ruttu. Ma olen praegu harjunud sellega, kuidas pidi nagu mingi 10 tundi Ironmani raja ääres olema, aga siin lähevad asjad väga ruttu. Tubli, muidu läheb! Väga tubli! Let's go, sa oled mega tubli! Silver on nagu mega tubli täna, ma väga loodan, et ta arvab ise ka nii, aga ma olen hetkel igatahes mega uhke. Tubli, muidu!
aitäh! Tõmbasin vahetusalas paelad kinni, siis tõmbasin selle katki, aga õnneks ta nagu hoidis enam-vähem hästi. Vaesekene. Aga kuidas oli muidu? No sprindi distantsi rekordist, kui ma nüüd ei eksi. Ma arvan küll. Aga ma pole nii punases olnud, ma arvan, terve selle prepi hooaja algusest saati. Ujumast tulin välja, kõik virvendas. Ma ei saanud aru, kus mu asjad on. Ratta peal sain umbes 10 mindiga endal pulsi normaalseks, siis oli hea sõita. Ja jooksega algusest peale nagu täiesti cancel. Aga sa jooksid väga kiiresti, väga ilusti. Ma vist tegin oma 5 kildi mingi top 3 aja praegu, aga... Ma räägin. Prõve. Kas sa korra viitsid vaadata üldaegu? Hillu sai just teada, et ta sai oma vanusegrupis top 3. Lõpuks ometi. Ma selle esimese emotsiooni tegin juba ära, ma uuesti ei jaksa enam karjuda. Ta oli väga õnnelik. Mina olen väga õnnelik. See on Kristoga poodiumile. Kui ei saa koju minna, peab ikka autasustamisele ka jääma. See on magus, seda ma võin teha. Jaa. Teen väikse lunchi ja Silver jooksis väikse, mis see on, cool downimise endale. Lõdestust, jah. Lõdestust. Aga ma viin ratta ära, ma arvan, autosse. Ja väiks. No nii, outfit ära vahetatud ja valmis autasustamiseks või? Ja, nüüd olen vähem närvis kui selle triatloni stardis. Silver sööb lihtsalt alati kõik mu jäägid ära. Välja arvatud siis, kui liha on, siis ei söö. Teine koht, Kristo Prangel. Mõlemad siin juhtida oma meestele. Nii, mis me saime siin? Pasha kooki. Ja mis siin on? Pesto. Ja esimene koht, Liis Nembats. Pasta. Ja siis... Väga hea. Amazing, väga hea saak. Järgmise korra hommikul õhki sööb olemas ja... Ja natuke värska veekest ka. Nii uhke selle mehe üle. Ma olen oma blogeri üle ka väga uhke. Tagumite poiste jõuded, siis on nagu tõesti... Ratas ilusti secured. Ratas on nii must, mul see Maurteni keelijook, mis ma tegin endale, lihtsalt spritsis kõik nagu minu peale ja ratta peale. Nii et see on homse Silveri probleem, see puhtaks pesta. No nii ongi tehtud. Üks mees sai siin age groupi 3. koha. Kuidas on? No tore, siin osa kiireid poisse oli kuskil poole maailma peal laiali võistlemas, nii et mulle nagu avanes võimalus oma ära teha. Selles mõttes väga-väga tore. Mina olen igal juhul väga-väga uhke ja ma loodan, et teile meeldis meie esimene selline tavaline Eesti triatloni vlogikene, mis ei olnud Ironmani vlog ja selline ainult ühepäevane, aga ma usun, et ikka oli fun. No, mulle väga meeldis, ma sain pastat, ma sain pestot, värska vett, nagu mida ma veel tahta võiksin. Ja ma arvan ka, et läks väga hästi. Nii et näeme juba järgmises vlogis. Bye!